nüüd noppisime enda juurde Mattias Siimari ja palju õnne sulle. Tõsise, ütleme niimoodi, võidu puhul, et ikkagi Aleksandr Vassilenko Venemaalt, see ei ole enam mingi naljamees. Ei, ma ei oska öelda, ei ole näinud teda. Ei ole näinud, aga ta on siin Eestis muidu neid turniire, ITF-i turniire erinevad mänginud ja kohati päris sellist korralikke partiisid esitanud ja tal on 3 ITF-i Futures turniiri võitu karjääri jooksul. Igal juhul hea võit ja minu andmetel siis 3. täiskasvanute turniir ja veerandfinaal. Jah, ma olen ise ka rahul sellega. Mängisin hästi täna, ma arvan. Jaa, peab ütlema küll, et võib-olla kogu mängu peale võib-olla maksimaalselt 2 game'is kuskil oli võib-olla seal tagakäe peal lihtsalt viga tuli, aga üldiselt sa dikteerisid kogu mängu, et oligi selline tõenäoliselt taktika valitud, et nii kui võimalus on, et survestada Vassilenko. Ma arvan küll jah, et sellepärast, et tema ei ole liiga agressiivne mängija ja see sobib mulle. Ja need olid mu plaanis ka minna nii palju võrku kui võimalik, et selle kallal ma töötan praegu. Jah, seda statistikat paraku seal meil ei näidatud, et mind ennast ka huvitaks, et kuidas see protsent oli, et see võrku tungimine. Et ma kujutan ette, et sealt vähemalt 3/4 punkte tulid sulle igal juhul ära ja sulle see mängustiil igal juhul sobib. Mis oli veel huvitav, et need mõned päris palju tegelikult pikki pallivahetusi, mis justkui Vassilenkole sobivad, sul õnnestus. Mingil hetkel olid küll surve all, aga väga tihti kannatasid ära mingi hetke ja nii kui võimalus tekkis, siis võtsid selle initsiatiivi endale üle, et väga kihvt oli seda jälgida. Aga mis juhtus siis seisul, kui sul esimesed matšpallid tulid? Esimene matšpall oli kohe topelt. Ja, kuidagi kiirelt tulid kõik vead ära. Võib-olla hakkasin kiirustama ja ennem selle mängu jooksul ei olnud niisugused vigu tulnud ja siis tulid järsku. Võib-olla tekkis pinge või midagi sellist. Mängu statistika poolelt oli üks selline oluline näite, mis võib-olla oli ka sulle nagu hea, kuna vastase esimese servi protsent oli üllatavalt madal, et igal juhul see oli alla 40. Ja, seda võin kindlalt tänu sellele ma suutsin ka vist 4 korda breikida, et väga survesse jäänud kohe tema servist. See oli kindlasti minu kasuks. Aga viimane küsimus puudutab nii-öelda järgmist juba mängu, et keda sa rohkem ootad seal, kas Kennetit või Slovakki? Ma ei oskagi öelda, et kindlasti oleks tore, kui Kennet võidaks, aga võib-olla selles suhtes, et ma mängin niikuinii samamoodi, et mul on oma asjad, mis ma tahan teha ja see ei ole selle hooaja minu kõige tähtsam turniir. Et kindlasti oleks Kennetiga oma kõige suurem konkurendiga pingelisem mängida, aga Eks see natuke selline provokatiivne küsimus võib-olla oli, aga selles mõttes meie huvi on loomulikult, mida rohkem eestlasi jõuab edasi ja nüüd teatavasti ka Anton Pavlov mängib sinna pääsuvist. Aga igal juhul väga selline küps esitus oli ja soovime sulle edu mitte ainult sellel turniiril, aga ka edaspidi järgmistel turniiridel. Aitäh!